tere! Kätte on jõudnud järgmise video tegemise aeg. Seda seoses sellega, et järgmine õppijate grupp hakkab lõpetama ja sellised eelsupervisioonid nüüd on tehtud. Neid, kes lõpusupervisiooni saavad teha, neid on kokku 10 sellel aastal. Ja siis võib-olla väike selline kokkuvõte nendest supervisioonidest, siis, mis olnud on. Ja see on selline, et üldine tähelepanek ikkagi on niimoodi, et kui me üritame konstellatsioone kuidagi pea või mõistuse tasandil teha, siis see hästi ei õnnestu. Konstellatsioonid oma olemuselt kuuluvad ikkagi tunnete ja tunnetamise valdkonda ja kui konstellööril õnnestub see tunnetamisega seonduv hästi kaasas olla või märgata, mis kliendiga toimub, siis tegelikult konstellatsioon õnnestub hästi ja klient saab oma soovitud tulemuse. Mõistuse või teadmiste tasandil konstellatsiooni tegema minnes on see oht, et me võime kliendi ära kaotada, me ei tunneta, millal ta kuhugi sattus oma mälestustesse või teemadesse. Ja me võime ka kliendile koormavaks teha selle, mis konstellatsioonides toimub. Võib-olla see on tema jaoks kõik liig või seda on liiga palju. Ja need nüansid kõik mõjutavad seda konstellatsiooni. Nii et võib-olla ka see on oluline, et millise tempo me konstellatsiooni läbiviimisel valime. Ja võib-olla just supervisioonide osas oligi kõige olulisem see, et kuna mõningatel juhtudel see tunnetamine ära kadus, siis valitud tempo oli natuke teatud klientidele või kliendile liig ja sellest tulenevalt võib-olla jäid teatud nüansid nagu kliendile arusaamatuks või ta ei suutnud nende sees hakkama saada. Nii et sellised sellised momendid konstellatsioonide läbiviimisel on äärmiselt olulised. Nii palju siis supervisioonidest või eelsupervisioonist. Aga on üks teine teema, et nüüd see instituudi algusest peale on möödunud juba 8 aastat õpetamist ja esimeste lõpetajate, sellest ajast, kui esimesed lõpetajad lõpetasid, on ka hulk aega möödas, juba 5 või 6 aastat. Ja mõtlesin, et hästi huvitav oleks teha selliseid lühiintervjuusid selle kohta, kuidas siis inimestel peale seda õpet, kui on juba päris mitu aastat möödunud, on elus läinud. Millised on need kohad, kus konstellatsioonidest on kasu olnud nii elus kui siis töörindel. Osadest on saanud konstellöörid, teistest ei ole, teised on õppinud enda jaoks ja tegelikult huvitabki rohkem võib-olla see tasand, kus inimesed lihtsalt on õppinud enda jaoks ja kuidas nad siis neid teadmisi oma elus kasutavad, millistel puhkudel on neil abiks olnud konstellatsiooni teadmised. Ja ma ise arvan, et see võib põnev selline seiklus tulla. Ja
seega siis sellel korral, et järgmiste kohtumisteni ja nägemist.